Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. 31. märtsi ööl valitses Venemaa sõjategevuse tõttu teatud Eesti piirkondades õhuoht. Kui 10 Ukraina drooni kukkusid alla Eestimaa pinnal, kas seesugused vahejuhtumid võivad saada sagedaseks, kui hirmul peaksid eestlased olema ning milline on meie riigi plaan õhuohuga toimetulemiseks, seda küsime siseminister Igor Tarolt. Tervist! Tere! No teema on selline päris akuutne ja kriitiline. Mul on teile koostatud siin 10 küsimust ja loodan, et saame pigem rahustavaid vastuseid. Kas see ongi nüüd uus paratamatus, millega me siin Eestis peame leppima ning hea õnne peale lootma, et seesugused vahejuhtumid inimohvreid kaasa ei tooks, et need droonid võivad siin meie pinnal maha kukkuda? No kõigepealt ei ole uus, sellepärast et seda on käinud juba mitu aastat ja sealhulgas ka selle riigi osas, mis on vahetult meie välispiiri taga. Ja teiseks ta ei ole paratamatus, sellepärast et on võimalik meil ka samme astuda nii oma õhukaitse parandamise osas, mida me oleme juba teinud, palju olulisi otsuseid, kui ka elanikkonnakaitse parandamise osas, mida me oleme ka teinud, aga mis vajab veel harjutamist. No praegu tundub ikkagi, et oli hea õnn tõepoolest, et droon ei toonud kaasa inimohvreid või ei kukkunud elumajadele. No ütleme niimoodi, et nende mitmete intsidentide põhjalt, mis meil olid nagu viimastel päevadel, meil oli see valmisolek ikkagi oluliselt teistsugune, oluliselt parem, kui ta oli ütleme pool aastat tagasi või millal meil seal eelmisel aastal Elva kandis üks droon maha patsatas. Et olukord ei olnud selline, et me hommikul avastasime, et midagi on juba maas, vaid tegelikkuses jälgiti kogu seda mängu, mis piiri taga toimus ja oldi valmis, et kui hakkab meie poole midagi tulema, koheselt reageerima. Et just nimelt selleks, et kui mõni neist oleks ikkagi märkimisväärset ohtu kujutanud siis tihedalt asustatud piirkonnale, siis seal oleks saanud ka veel täiendavaid meetmeid rakendada. Kas see valmisolek, mida te just mainisite, tegelikult ka midagi muudab, sellepärast et korduvalt on öeldud, et kuna meil on selline rahuaeg, siis tegelikult see reageerimisaeg on üsna minimaalne ja me poleks saanud midagi ära teha. No, rahuaeg tähendab seda, et me ei saa kõike valimatult ja igale poole igas suunas lasta, et see on erinevus, et tuleb mõned argumendid läbi kaaluda, aga kui oht on tõesti, ütleme, sellises suures piirkonnas inimeste elule ja tervisele, siis saab meetmeid rakendada küll. Kas meil on olemas plaan ka väikeste droonide neutraliseerimiseks, et kui suuri droone näeb õhuvägi, siis mis juhtub väikeste droonide puhul? Ikka on olemas plaan, mitte lihtsalt plaan, vaid meil on isegi mitu sellist suurt hanget käimas, mitmesaja miljoni osas, et just nimelt parandada seda droonide tuvastuse ja tõrjevõimekust, nii mitte ainult idapiiril, vaid 4 suuremas asulas mobiilselt üle Eesti, et see plaan on juba tükk aega olemas, et see ei ole seotud selle praeguse juhtumiga, aga lihtsalt hanked ja seadmete soetamised võtavad natuke aega. Kui palju on natukene? No me selle aasta jooksul meil hakkab järjest tulema neid lõikusid ja selliseid nagu uusi võimeid peale, ütleme, et see ei ole niimoodi, et see juhtub ühel hetkel siis kaugemas tulevikus, vaid me laome neid klotse kogu aeg peale, et me juba olemasolevate võimetega ju saime neid droone jälgida, mis meie piiride lähedale tulid ja seesama ohuteavituste väljasaatmine tähendab seda, et me nägime neid trajektoore enne meie õhuruumi sisenemist ja andsime ka hoiatused välja. Kas ebapiisavate vahendite olemasolul on mingi plaan droonidega võitlemiseks, et Ukrainast tulevad ei kujuta, nagu te ütlesite, otsest ohtu, aga kui sarnaselt tulevad vaenulikest riikidest ning on sihitud meie selliste strateegiliste sihtmärkide pihta, et mida siis praeguste olemasolevate vahenditega teha? No ütleme niimoodi, et eks meil on olemas teatud õhutõrjevõimekus, meil on olemas ka need samad hävituslennukid, mis saatsid ja tuvastasid neid droone ka eelmistel öödel ja meil tegelikult tulevad sellised päris olulised õigustehnilised muudatused või õigusruumi muudatused, kus kui me räägime sellistest kriitilistest objektidest, meil on plaanis siis arutada seda, et kuidas me annaksime nendele objekti siis valvemeeskondadele teatud õigused, võttagi siis tarvidusele sellised korralikud meetmed, et kui on näha, et sinna objekti pihta hakkab midagi lendama
ja kui see objekt on määratud, siis vastavalt sellise kõrge riskiastmega, siis peab olema ka õigus reageerida. Praegu seda õigust lihtsalt ei ole. Kas korrutamine, et meil on rahuaeg, saab läbi siis, kui Ukrainast tulevad droonid tabavad tõepoolest mõnd elumaja või inimest, et kas sel momendil hinnatakse see ohuolukord meie riigis kuidagi ümber või on need lihtsalt paratamatud ohvrid, millega lepime, et toetada Ukraina võitlust Venemaaga? See rahuaeg on õiguslik termin, et me legaalselt asume rahuaja tingimustes ja see mõnevõrra siis seab piiranguid teatud, ütleme, kaitseväe tegevustele kõige rohkem. Et rahuaeg tähendab seda, et meil ei ole sõjaseisukorda välja kuulutatud, aga see ei tähenda, et meil on rahulik periood või meil ei ole väljakutseid, et seda me oleme kogu aeg rääkinud, et meil on pidevalt selliseid hübriidväljakutseid. Kunagi rääkisime sellest signaalide segamisest meie piiride lähedal Venemaa poolt ja nüüd me näeme, mida see päriselt praktikas võib kaasa tuua. Aga kas see muudab midagi, kui droon tabab mõnd elumaja või inimest või kas me muudame enda kuidagi ohuhinnanguid või suhtumist või mis siis saab? Me arvestame juba praegu, et selline risk on olemas ja sellepärast me võtamegi meetmeid kasutusele, et seda ei juhtuks. Risk on olemas, riskiga kaasneb alati see, et see võib ju juhtuda. Kui inimesed ei varju vastavalt sõnumitele ja nii edasi, siis see tõenäosus ju tegelikult eksisteerib. Ja ütleme, et riski hindamise mõte ongi selles, et me hindame ära, millised riskid on kõrgema tõenäosusega ja millised riskid on võib-olla mõnevõrra küll madalama tõenäosusega, aga suurema mõjuga. Ja ka neid riske tuleb siis tasandada ja sellepärast tuleb elanikkonnakaitsega tegeleda, sellepärast tulebki meil ka ohuteavitusega tegeleda, et jah, et see tõenäosus ei ole suur, et midagi just minuga juhtub. Aga kui on ohuteavitus välja saadetud konkreetsete juhistega, siis oleks mõistlik nende järgi tegutseda, sellepärast, et kui see väikene tõenäosus minu puhul realiseerub, eks ole, siis see võib olla selline, kuidas ma ütlen, parandamatute tagajärgedega sündmus. Kas teie hinnangul on praegu see kommunikatsioon inimestega olnud piisav, et nad teavad, mida teha siis, kui sõnum tuleb, nad teavad, kuidas sellele vastavalt reageerida või peaks see kommunikatsioon olema kuidagi tihedam, tuleks neile kuidagi selgemalt rääkida või tekitakse pigem asjatut hirmu ühiskonnas? Ma arvan, et see teadlikkus võiks olla suurem, see teadlikkus on praegu madal, sellepärast, et õnneks meil on olnud vähe praktikat. Kui vaatate ukrainlasi, siis ukrainlased teavad väga hästi, milliste õhuhäirete korral ja kuidas tuleb käituda. Sest et see on nende uus reaalsus lihtsalt. Sellepärast, et see on nende igapäev. Meie igapäev see õnneks ei ole, aga me saame seda ennetada läbi selle, et me koolitame, suurendame seda teadlikkust. Me oleme seda teinud ju praegu läbi õigusruumi, läbi õigusraamistiku juba sellega, et me hädaolukorra seaduse muutmisega panime kohustuse rohkem kui 130,000 inimesele läbida elanikkonnakaitse koolitus veebis. Ja kõigile avaliku sektori töötajatele, aga võimalusega kõigil teistel ka seda teha. Ja meil on ka hulk selliseid väiksemaid koolitusi, mida Päästeamet on valmis tegema tasuta, näiteks korteriühistutele, ükskõik mis ühingutele. Päästeamet tuleb tasuta, teeb teile koolituse ära, kutsuge näiteks kas või oma toimetusse ja räägitakse ja saate siis edasi rääkida oma perekondades, oma kogukondades. Ja me oleme teinud ka sellise meetme, et kogukondi, vabaühendusi stimuleerida, motiveerida, ennast kriisikindlaks muuta, et seal võib nii näiteks Kerksuskeskust mingit kriisikeskust rajada, võtta selleks raha kuni 50,000 eurot, võib varjumisvõimalusi kohendada, aga võib ka õppuse läbiviimiseks vahendeid kasutada. Ma arvan, et need on kõik väga mõistlikud asjad, et see peab olema meie jaoks hügieen. Nii nagu hommikul peseme hambaid, nii nagu kevadel teeme aiakoristust, on ka see kriisikindluse peale mõtlemine, sellepärast, et neid juhtumeid ikka tuleb. Aga kas te näete, et sealt läheb mingisugune selline õhkõrn piir, kust maalt inimesed lihtsalt on liiga hirmul. Et ühest küljest neid tuleks kogu aeg harida ja koolitada sellel teemal, aga teisest küljest, et kui seda tuleb uksest ja aknast, tuleb seda nii-öelda sõjahirmu, et siis ühel hetkel see halvab ühiskonna. Ja ma arvan, et siin tuleb nagu kasutada õiget lähenemist. Õige lähenemine on see, et ma ütlen teile niimoodi, et kui ilmateade ennustab vihma õues suure tõenäosusega, võtke palun vihmavari kaasa, kui te õue lähete. Et see on umbes sama mõte, et meil on vihmavari, peab olemas olema. Ja siis, kui me läheme õue, siis suure tõenäosusega vihma ei saja,
nagu Murphy seadus ütleb, aga kui sajab, siis ta on mul käepärast olemas. Et samamoodi on selle elanikkonnakaitse koolitusega, et jaapanlastel on selline ütlemine, et õnnetusi ei saa ära hoida, tõesti õnnetused juhtuvad meist sõltumatult, aga katastroofi saab ära hoida. Kui sa oled õnnetuseks valmis, siis ei tule katastroofi, sellepärast et sa oled valmistunud, sa saad nende järelmitega paremini hakkama. Teie sotsiaalmeedias tundsid inimesed muret, et siseruumidesse nagu näiteks vannituba varjumine ei paku neile vajalikku kaitset ning esitasid küsimuse, miks pole Eestil olnud piisavalt varjumispaiku. Mis peale teie vastasite, et miks siis on kõik need aastad valesid poliitikuid valitud. Et kas seesugune sisepoliitiline kemplus on sobilik antud kontekstis ja kas täna poleks aeg näpuga näitamise asemel siis oluliselt kiiremaid samme astuda? No üldiselt ei olegi tahtnud väga näpuga näidata, aga kui küsitakse, et miks ei ole midagi tehtud viimase 30 aasta jooksul, et eks viimase 30 aasta jooksul on ka objektiivne põhjus olnud see, et see ei tunnud piisavalt oluline. Aga minu käest on jälle seda vale küsida, et miks ma viimase 30 aasta jooksul seda ei teinud. Viimase 30 aasta jooksul ma käisin näiteks Õhtulehes praktikal ja töötasin ajakirjanduses. Te kannate ametit, te kannate portfelli, nii et te olete kohustatud nendele küsimustele siiski vastama, kui inimesed on mures. Ja vastus on see, et viimase aasta jooksul me oleme teinud rohkem kui aastakümneid enne seda, et jõuda selles teemas hoopis teisele tasemele. Mis tasemel me hetkel oleme? Kui kaugele me oleme jõudnud sellega? No, me oleme jõudnud nii kaugele, et esiteks ma loodan, et järjest rohkem inimesi teadvustab nüüd, et see on oluline asi, millega tegeleda. Meil on olemas ka praktilised toetusmeetmed selleks, et näiteks varjumisvõimalusi kohandada. Meil on olemas siis legaalsed alused selleks, et nõuda uutelt ehitistelt nii-öelda varjendi olemasolu, et see on juba seadusesse kirjutatud, 1. juulist hakkab kehtima, et meil on väga hea alus juba, vundament on loodud selleks, et sinna peale ehitada. Aga tuleks astuda 7 penikoorma saabastega veel kiiremini. Just nii, et meie väljakutse on see, et kui 30 aastat on olnud lünka, siis loomulikult 1 aastaga ei ole võimalik 30 aastast lünka täita ja see on nüüd järgmine arutelu, et kuidas me teeme niimoodi, et me teeme asju ennaktempos. Kas Ukraina välisministri väide, et Venemaa suunab teadlikult droone Eesti pinnale, on samuti osa propagandast, et meie eksperdid on seda rohkem oletuseks pidanud, et on see seega Ukraina katse kuidagi Balti riike rohkem sõjategevusse kaasata või siis Balti riike rohkem ennast toetama panna või? No ütleme niimoodi, et Venemaa tegeleb kindlasti teadlikult nende droonide segamisega. Seda kindlasti, aga kas just meie pinnale? Ilmselt nad väga ei kurvasta sellepärast, et kui osad droonid lendavad kellegi teise pinnale, mitte nende pinnale, et seda küll. Vaevalt, et neil on selline võimekus, et neid droone väga kindlalt teatud suundadesse või teatud objektidele juhtida. Kui me vaatame seda, et kui palju neid droone sealt Venemaa territooriumilt on läbi lennanud Ust-Luga ja Primorski poole, siis neid on olnud 100. Ja siis sealt nendest 100-dest siis mõned üksikud ju tegelikult on sattunud ka meie territooriumile, mis tähendab, et see osakaal ei ole väga suur, ehk siis see on lihtsalt juhus, et nad on siia tulnud. Aga lähme ikkagi tagasi selle küsimuse juurde, et kas Ukraina poolt seda niimoodi kindlasõnaliselt väita, et on see kuidagi samamoodi osa sükest propagandategevusest või mõjutustegevust? No ütleme, eks ta on niimoodi, et igas poliitiku väites on mingisugune poliitikatera ka sees. Kas Peskovi edastatud Kremli hoiatus, et kui Euroopa Liidu riigid lasevad Ukraina droonirünnakuteks kasutada oma õhuruumi, tulevad vastumeetmed, peaks meid tegema kuidagi ettevaatlikuks või oli see ootuspärane reaktsioon? Või hoiatus siis? Ma arvan, et sellest Peskovist eriti ettevaatlikuks peaks meid tegema see, kui meie enda pinnal inimesed hakkavad seda narratiivi võimendama, et just kui Eesti valitsus on lubanud oma õhuruumi kasutada. Ütleme siis selgelt välja, selge lausega, et kuidas seda teeb parlamendi erakonna esimees, siis see on suur kahju Eesti julgeolekule. Ütleme selge lausega, et Eesti ei ole selleks luba andnud. Absoluutselt. Loomulikult Eesti valitsus ei ole kunagi andnud luba oma õhuruumi kasutamiseks mingiks selliseks tegevuseks ja meil on tegelikkuses juba tükk aega Ida-Eestis ka lennukeelutsoon kehtestatud just nimelt selleks, et me näeksime, et seal ei lendaks kedagi juhuslikult, et ei tehtaks juhuslikke tsiviillende, et me teame, et kui sinna midagi satub, siis on ebasoovitav objekt. Kas antud vahejuhtumitest johtuvalt on Ukrainaga sel teemal suheldud?
Ikka on suheldud. Viimati siis eile meie välisminister rääkis Ukraina presidendi administratsiooni ülema Kirilo Budanoviga, ja juhtis tema tähelepanu sellele, et Ukraina peaks tegema kõik võimalikku selleks, et tema droonid siis ei satuks teiste riikide pinnale. Nii palju, kui neil on võimalik, siis selliseid tehnoloogiaid, selliseid võtteid rakendada, et oleks see välistatud. Kas eestlased peaksid täna siiski hirmul olema ja hoiatussõnumitele vastavalt reageerima? Hirmul kindlasti peaks olema teadlikud, peaks olema vaatama kainelt, peaks riski adekvaatselt hindama ja toimima juhiste järgi, mida siis hoiatussüsteem annab, Päästeameti juhiste järgi või Kaitseväe juhiste järgi. No igatahes selle küsimuse me viime ka Tallinna tänavatele, uurime, kas viimased droonijuhtumid on inimestest tekitanud hirmu. Igor Taro, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Aitäh, ärge olge hirmul, olge teadlikud. Kas äsja aset leidnud drooni intsident teeb teid murelikuks? Ei, ma loodan, et see ei olnud meile sihitud ja juhtub maailmas asju hullemaidki. No ikka natuke teeb. Ei. Et teid see ei hirmuta? Ei. Droonide vahel, mis seal juhtus, siis ma ei teadagi ka. Et Ukraina poolt Venemaale saadetud droonid kukkusid maha Eesti pinnal? Ma ei oska selle peale midagi öelda. See on meelega tehtud võib-olla. No Venemaa väidetavalt siis segas GPS-i ja siis läksid trajektoorilt uitama. No nii ta on, mis tea. No mitte murelikumaks, kui ma juba enne oli. Nii et tunnetate ikkagi, et mingisugune julgeoleku oht on meil siin Eestis olemas? No üks see julgeoleku oht on olnud juba aastaid meie kohal olemas, et ega siin selles osas oluliselt midagi muutunud ei ole. Aga kas teie hinnangul on meie riik ja meie valitsus teinud piisavalt Eesti julgeoleku tagamiseks? Mis asja nad näpivad nii palju kõik asju? Võiks nagu vaikselt elada. Et need hoiatussõnumid mõjuvad nagu rohkem hirmu tekitavalt? Ei, ma ei karda nende pärast või tähendab, mul on jumala savi, kas need tuleb või ei tule. Need oma võimuses ja palju need suudavad teha siin. Nende droonide vastu seina ette ei ehita, kui nad tulevad, siis tulevad. Ja siin, kui isegi Venemaa ei suuda ennast kaitsta, Ukraina ei suuda ennast kaitsta nende eest, no mis asja meie siis veel? Nii palju kui juhtub ja kõik. Aga mida peaks riik, valitsus selleks tegema, et te tunneksite ennast turvalisemalt? Jätkama sama kindlalt. Ma ei oska midagi muud öelda. Et praegu olete nende sammudega rahul? No, raske on näha midagi, mida veel saaks teha. Et eks me peame olukorraga harjuma ja tegutsema vastavalt sellele, mis võimalused on. Et see Eesti riigimehed muretseksid oma rahva pärast, et nad ei torgiks kuskile mujale kogu aeg. Kas tunnete, et Eestis on julgeolekuga kõik korras? Jah. No loomulikult, meil on selle jaoks inimesed. Väga tublid. Nii et riik ei peaks enamat tegema, et teil oleks siin turvaline elada? Ikka võib teha. No mis see olla võiks, mida võiks veel ära teha? Õhukaitse, varjumiskohad, teavitussüsteem, signalisatsioon. No teavitussüsteem mingil määral meil toimib, aga kas ta ei ole piisavalt efektiivne teie hinnangul? Ma olen hiljaaegu Kiievis olnud. See, et kuskilt Volga äärest tõuseb õhku pommituslennuk, kes võib kuskile lasta, tähendab seda, et terve riik, kõik paarkümmend oblastit tõutatakse teadetega üle, et nüüd ta kuskile tuleb. Ja kui seda juhtub enam-vähem igal öösel, palju kordi järjest, siis lõpuks kaob ikka see sõnaga asi ära ja inimesed muutuvad immuunseks. Aga kas ise olete teadlik või piisavalt teadlik sellest, mida ohu olukorras teha või arvate, et seda teavitustööd tuleks meil siin Eestis rohkem teha? Ma arvan, kindlasti oleks teavitustööd rohkem vaja ja elanikkonna kaitsesse tuleb väga palju rohkem panustada, et see osa on nagu natukese tegemata jäänud. Kui reaalselt ohtu ikkagi veel ei ole, et ega siis väga palju seda tõsiselt ei võeta. See, mis nüüd praegu oli lihtsalt väikene hirm.